Tere! Minu nimi on Mart Sõmermaa ja ma töötan CGI Eestis tarkvaraarhitektina. Ja täna tutvustan ma veebiideed, mis on siis projekt, mida olen koos Riigi Infosüsteemi Ameti ja Raul Valteri töötajatega viimased paar aastat vedanud. Veebiidee on siis uus lahendus veebis autentimiseks ja allkirjastamiseks ID-kaardiga, töökindlam, paindlikum ja kasutajasõbralikum kui senine lahendus. Ja millest siis jutu tuleb? Kõigepealt räägin sellest, miks veebiidee loodi, millist probleemi me lahendame. Siis tutvustan uue lahenduse sisemist ülesehitust ja rakendusliidest. Siis räägin veidi projekti ajaloost, hetkeseisust, tulevikuplaanidest ja jagan viiteid veebiidee dokumentatsioonile, mis on avalikult veebist kättesaadavad. Ja siis teen ka demo. Praeguse brauseri pluginiga on läbi aja olnud päris palju probleeme, eriti autentimisel. Siin on mõned näited nendest probleemidest. Ja kui küsida, et miks see siis niimoodi on, siis vastus on üllatavalt, et põhjus on see, et see on väga hästi tehtud. Praegune OpenAID lahendus on integreeritud operatsioonisüsteemi krüptoliidestega ja samuti brauseri TLS seansi loomise kihiga. Ja selline lahendus on tegelikult suurepärane. Aga sellise keeruka arhitektuuriga paraku kaasneb haprus. Kui brauseri või operatsioonisüsteemi krüptoliidesed muutuvad, siis kohe ka veebiidees tekivad tõrked. Ja Riigi Infosüsteemi Ametis astuti siis paar sammu tagasi ja küsiti, et kas saab lihtsamalt ja töökindlamalt. Ja selgus, et saab jah. Uues lahenduses nii autentimine kui allkirjastamine kasutavad sama Web Extensions brauseri laienduste rakendusliidest. Ja teiselt poolt see komponent, mis suhtleb kaardiga, see suhtleb otse kaardiga kaardi käskude abil nende kaartide puhul, kus käsud on avalikult saadaval, mis siis tagab vahekihtide puudumise ja palju töökindlama ja stabiilsema suhtluse. Nõuded siis uuele lahendusele peab toetama levinumaid Euroopa ID-kaarte, töötama levinumates operatsioonisüsteemides, Linux, Mac OS, Windows ja brauserites, Edge, Safari, Chrome, Firefox. Peab olema hõlbus paigaldada ja brauserit ei ole vaja üldjuhul taaskäivitada peale veebiide paigaldamist. Siis kaardilugeja ja kaardiga suhtlemiseks on vaja ainult standardset kaardilugeja driverit. Ei ole vaja kaardi driverit eraldi üldjuhul. Lahendus peab olema tõrkekindel. See tähendab, et kaarti saab eemaldada, lugejad saab eemaldada suvalisel hetkel ja siis uuesti tagasi arvutikülge ühendada. Ja samuti ka muudest tõrgetest peab rakendus siis taastuma. Uuenduslikult igal autentimisel küsitakse PIN 1 uuesti, mitte nagu enne. Ja siis e-teenuses autentimise juurutamisel ei ole vaja veebiserveri erikonfiguratsiooni. Ning viimaks, lahendus peab olema tagasi ühilduv olemasoleva HV-CryptoJTSTegiga, et kõik need rakendused, mis praegu allkirjastamist kasutavad läbi HV-CryptoJTSTegi, tööle jääksid. Nii, esimene
uuendus siis on see, et uue laienduse kasutamisel küsitakse autentimise PIN ühte iga kord uuesti, mis teeb siis väljalogimise lihtsaks ja turvaliseks ja ei nõua brauseri taaskäivitamist. Et senises lahenduses, kui PIN 1 korra sisestada ühes e-teenuses, näiteks Eesti portaali sisse logides, siis kohe pääseb sisse ka kõigisse teistesse teenustesse. Ja väljalogimisnupul ei ole tegelikult mingit mõju. Selleks, et mõju oleks, tuleb brauser taaskäivitada, aga tänapäeval ei tahaks keegi ju seda teha, kui lahti on 10 aknaid ja sakke. Siis teine uuendus on see, et varem puhverdati operatsioonisüsteemis kõigi kasutatud ID-kaartide sertifikaate ja kui sama arvutit kasutas mitu inimest ja sarnase nimega inimest, siis võis üsna raske olla sealt see oma sertifikaat üles leida. Uues lahenduses näidatakse aga ainult seda sertifikaati, mis parasjagu kaardilugejas on. Siis järgmine väga radikaalne uuendus on see, et ID-kaardiga autentimise juurutamisel e-teenustes ei ole vaja enam TLS kliendi sertifikaadiga autentimist aktiveerida. Ja see on siis seetõttu, et autentimist tehakse ajakspäringute kaudu e-teenuste tavalistele HTTPS API otspunktidele. Varem oli vaja veebiserveri erikonfiguratsiooni kliendi sertifikaadiga autentimise ja aktiveerimiseks. Ja sellega seoses oli päris palju probleeme, näiteks ütleme kataloogi tasemel kliendi sertifikaadiga autentimine ei töötanud kõigis veebiserverites ja samuti uue TLS versiooniga 1.3 see ei töötanud. Nii et kõik need probleemid langevad ära. Ja samuti muutub seeläbi hõlpsaks ID-kaardiga autentimine pilveteenustes. Kuna erikonfiguratsiooni vaja ei ole, saab ID-kaarti hõlpsasti kasutada ka hallatud HTTPS sertifikaatide teenustega, nagu näiteks Google Managed Certificates ja samuti on see mugavam siis klastrisüsteemides, nagu Kubernetes. Nii, kokkuvõtteks siis. Praegune ID-kaardi tarkvara on väga hästi tehtud, võimas ja hea. Kuid kuna see sõltub operatsioonisüsteemi ja brauseri tootjate rakendusliidestest, kui need muutuvad, siis tekivad tõrked. Nii et seetõttu on ta habras. Seetõttu algatas RIA VVD projekti, et tagada ID-kaardi kasutamise tulevikukindlus veebiplatvormil. Ja uus lahendus on ka siis moodsam, tõrkekindlam, paindlikum ja kiirem. Ja nagu just juttu oli, veebiserveri erikonfiguratsiooni vaja ei ole, kuid on vaja muudatusi e-teenuse poolel. Valmis teek on olemas ja samuti on näidised olemas Java ja .NET platvormile, töös on siis PHP platvormile. Uue lahenduse põhimõtetest. VVD keskendub ainult veebiplatvormile ja veebikasutuslugudele. Väljaspool seda muud kasutuslood ei ole skoobis. Tarkvara lahutatakse brauseri sisemistest komponentidest, see puudutab eelkõige allkirjastamist, TLS-i seansi loomise kihist on VVD täielikult lahus ja kasutatakse siis Web Extensions ja Safari Web Extensions raamistikku. Tarkvara lahutatakse operatsioonisüsteemi krüptograafilistest liidestest ja võimalusel suheldakse kaardiga otse läbi VCSC rakendusliidese
kaardi käsustikku kasutades. Kui see võimalik ei ole, näiteks Leedu kaardi puhul, siis kasutatakse PKCS11 driverit. Ja autentimine on siis realiseeritud Web Authentication standardse raamistiku põhimõtteid järgides. Ei ole seotud TLS seansi loomisega. HTTPS turvakontekst on aga endiselt muidugi nõutud. Ja viimaks fookuse avardamine Eestist välja, levinumate Euroopa ID-kaartide tugi ja ka väljaspool Euroopat kogukonna kaasamine on üks eesmärkidest. Siin on siis näha uue lahenduse kujundust. Allkirjastamine ja isikutuvastus on sama kasutajaliidesega erinevalt varasemast ja samuti kõigil platvormidel on sama stiil. Nüüd väga põgusalt räägin ka sellest, kuidas siis autentimine toimub, kuna see on kõige suurem, kõige radikaalsem muudatus. TLS seansi loomisel räsitakse kokku kätlussõnumid ja juhuarv ja saadakse siis nonce. Nonce on ühekordselt kasutatav juhuarv. Siis signeeritakse privaatvõtmega see nonce ja allkiri saadetakse serverile, kes siis avaliku võtmega signatuuri valideerib. Ja tegelikult täpselt sama protseduur tehakse ka uues arhitektuuris, kuid räsitakse siis serveri genereeritud küsimussõnum, mis on ka siis juhuarv. Ja sellele liidetakse siis veebisaidi allikas ehk siis veebisaidi aadress ja saadakse nonce, mis on siis seotud konkreetse allikaga. Ja samamoodi signeeritakse see nonce privaatvõtmega, saadetakse serveri poolele, kus siis avaliku võtmega signatuuri kontrollitakse. Nii et mehhanism on sama, kuid see on realiseeritud erinevas kihis. Siin on siis sellesama põhimõtte kirjeldus küberneetika uuringus ja Web Authentication standardi dokumentatsioonis. Siin on põgus ülevaade Web Authentist diagramm. Siin on siis näha, et esimesel sammul saadetakse küsimussõnum JavaScripti rakendusele ja siis brauseri kaudu suheldakse autentimisvahendiga, mis siis selle küsimussõnumi signeerib ja lisab ka muud vajalikud andmed ja saadab siis andmed ja signatuuri tagasi serverile valideerimiseks. Ja täpselt sama töövoog on ka PBD-s. Siin on see üsna põhjalikult välja toodud. Ma ei hakka kõiki neid samme praegu läbi käima. Soovitan huvi korral dokumentatsiooni lugeda, seal on need detailselt ära kirjeldatud. Aga lühidalt siis, eks ole, serveri rakendus, JavaScripti rakendus ja brauseri laiendus ning oma rakendus, native application, suhtlevad siis selleks, et kaardilt lugeda sertifikaat ja küsimussõnum allkirjastada, küsimussõnum ehk siis nonce allkirjastada, signeerida privaatvõtmega ning siis sertifikaat ja signatuur koos metaandmetega saadetakse tagasi serverile valideerimiseks.
Siin on nüüd Web-ID autentimistõendi näide. See on siis JSON formaadis andmestruktuur, kus on kasutaja sertifikaat, millist algoritmi kasutati signatuuri moodustamisel, signatuur ja siis metainfo, mis formaadis see autentimistõend on ja millist rakendust kasutati autentimistõendi moodustamisel. Autentimistõend tagab siis nii identiteedi kontrollimise läbi isikusertifikaadi kui ka siis autentimise allkirjastatud küsimussõnumi abil. Ja see formaat muutus Web-ID versioonis 2. Sellest räägin siis hiljem paari sõnaga täpsemalt. Nüüd autentimisel võib-olla kõige ohtlikum rünne on vahendusrünne, kus siis ründaja autentimistõendi enda kätte saab ja kasutab seda siis mõnes legitiimses e-teenuses kasutaja nimel autentimiseks. Selleks, et seda ei saaks juhtuda, on signatuuri osa või tähendab signatuuri all signeeritakse veebilehe allikat, veebilehe aadressi ja see on ka siis WebAuthn-i standardi turvagarantii. Nagu näete, siin on sellest detailsemalt juttu. Ja siin paremal on siis diagramm, kus on näide ründest, kus vale aadressiga saidilt püütakse siis õige aadressiga saidile autentimistõend edastada ja see siis ei toimi, kuna aadress on signatuuri osa. Allkirjastamise põhimõtted ja töövoog jäävad samaks. Rakendusliides muutub minimaalselt. Siin on diagramm, seda ma põhjalikumalt tutvustama ei hakka. Ja nüüd paari sõnaga e-teenuse rakendusliidesest. Et e-teenuse poolel siis JavaScripti rakendust tuleb muuta, nii et see suhtleks siis e-teenuse veebirakendusega HTTP API abil. Esimesel sammul küsib ta siis serveri poolelt nonce'i küsimussõnumi ja siis signeerib selle ID-kaardiga ja edastab siis autentimistõendi. Eduka autentimise korral e-teenus seab siis kas seansi küpsise või väljastab mingisuguse rakenduse spetsiifilise autentimistõendi, nagu näiteks JSON Web Token tõendi. Teegid on olemas Java ja .NET-i platvormidele. Valideerimisel kontrollitakse siis nii kliendi sertifikaadi usaldatavust ja kehtivust kui ka siis autentimistõendi allkirja. PHP tugi on töös ja teiste platvormide tugi on planeerimisel. Siin on siis rakendusliides näide. Keskne on siis autentimistõendi valideerimise objekt, millele antakse sisse veebisaidi allikas ja usaldatud sertifikaadi autoriteedid. Ja siis valideerimise käigus saadakse tagasi kasutaja sertifikaat, millest saab siis eraldada isikuandmed ja isikukoodi. E-teenuse veebilehel tuleb brauseri laiendusega suhtlemiseks kasutada Web-ID JavaScripti teeki. Seda rakendusliidest on siin näha. Ja selle teegi saab mugavalt lisada avalikust NPM-i registrist. Ja. Siin on siis tervikpilt kõigist komponentidest. Oranžiga on välja toodud Web-ID komponendid, hellerohelisega e-teenuse komponendid ja siis valgega kolmanda osapoole komponendid.
Kokkuvõtteks. Uus lahendus on brauseri operatsioonisüsteemi sisemistest komponentidest rohkem eraldatud, seega on ta töökindlam. Toetab autentimisel ja argilastamisel teiste riikide ID-kaarte. Autentimise tööpõhimõte muutub radikaalselt. TLS kliendi sertifikaadiga autentimise asemel tuleb realiseerida ajakspäringud HTTP API-de ehk siis rakendusliideste vastu ja JSON formaadis autentimistõendit kontrollida. Allkirjastamise tööpõhimõte jääb üldjoontes samaks ja autentimise realiseerimiseks on arendajasõbralikud valmisteegid. Lühidalt siis ajaloost ja hetkeseisust. Idee autor on Martin Paljak, kes töötas Riigi Infosüsteemi Ametis arhitektina. Projekt algas 2019. aastal. Esimene versioon avaldati 2021. aasta juulis. VBD teises versioonis muutus formaat ja oli ka rakendusliidese muudatusi. See avaldati 2022. aasta jaanuaris ehk siis käesoleva aasta jaanuaris. Ja alates märtsikuust on VBD baastarkvara paki osa. Hetkel on VBD versioon 2 ning Java ja .NET-i tegid stabiilsed. PHP valideerimisteek ja näidis on töös, peaks valmima lähiajal. Ja tulevikku vaadates siis üleminek VBD autentimislahendusele riigi e-teenustes algab käesoleva aasta lõpupoole. Mainin veel ka seda, et VBD ajaloo üks oluline etapp oli lahenduse turvaanalüüs ja turvatestimine, mille viisid läbi siis Kybernetical Graphite Security ning siis Arnis Barshovs tegi ka sõltumatu analüüsi, mis aitas meil siis versioon 2 formaati välja töötada. Ja juurutamine toimub siis rahuliku evolutsiooni, mitte revolutsiooni läbi, on tagasi ühilduvus AV-krüptojõetes liidesega. Kliendi sertifikaadiga autentimine ja VBD eksisteerivad koos, et saab koos kasutada. Ja nagu öeldud, siis baastarkvara installer paigaldab VBD lahenduse automaatselt. Siin on viited, neile pääsete hiljem ligi slaidide kaudu. Ja nüüd ma teen siis demo. Oleme loonud VBD testimise jaoks näidisteenuse aadressil web.eid.eu ja esmalt demonstreerin ma siis autentimist. Ja autentimise raames demonstreerime ka tõrkekindlust. Kõigepealt eemaldan kaardilugejast, siis eemaldan lugeja arvutiküljest. Nüüd panen lugeja arvutikülge tagasi, panen kaardi lugejasse ja nüüd lisan teise kaardilugeja ID-kaardiga. Nii, see võimaldab siis 2 kaardi seast valida. Ja autentimine õnnestus. Proovime ka allkirjastamist. Ja ka allkirjastamine õnnestus. Sellega on demo läbi. Tänan teid. Ootan küsimusi.
Jõudsime selle presentatsiooni lõpuni ja küsimuste voor. Enne kui võtame online'is on meil tekkinud kohe mitu küsimust. Populaarne teema vist, mida tehnilisemaks me lähme. Et aja kokkuhoiu mõttes teeme nii, et võtame seekord ühe auditooriumist. Kes on esimene? Tahab keegi küsida? Ja, sealt. Ja siis paar küsimust võtame ka online'is. Ülejäänutele ma loodan, et me saame äkki kuidagi hiljem vastata. Kas on kuulda? Jah, nüüd on. Kas riigi infosüsteemid, kes on liidestunud Tara ja Sigaga, peavad lihtsalt ootama nii kaua, kuni need otsad valmis saavad ja ei pea mitte midagi tegema? Täpselt nii. Et Tara poole peal tehakse arendused ära ja Siga poole peal tegelikult juba, kuna HV Crypto JTS on tagasi ühildub, või tähendab BBT on tagasi ühildub HV Crypto JTS-iga, kõik töötab. Siis võtame siit online küsimustest kõige populaarsema ühe laigi saanud. Teistel ei ole laike, et online kasutajad ja ka teie, kes siin, kui te olete online'i sisse logitud, siis te võite laikida neid, sest siis on lihtsam valida, millised küsimust nagu esitada kõige enne. Aga küsimus on selline, et kunas tuleb NFC kaardilugejate ja tööjaamadest tugi ning tugi ka mobiiltelefonidele. Ma tean, et see esimene pool küsimusest võib-olla ei ole niivõrd palju Mart Sõmermaa suunatud, aga siiski, kui palju sa saad ise oskad selle kohta vastata ning kas ma laiendaks seda küsimust sellega, et kas siis mobiilsetel operatsioonisüsteemidel on nüüd mure lahendatud? Põhimõtteliselt ID-kaardiga iOS, Android peaks töötama. Selle jaoks tehti pilootprojekt. Tartu Ülikooli üliõpilased tegid. Ja ma tahaks loota, et RIA arendab seda suunda edasi. Minu meelest see on väga viljakas suund ja ma tahaks loota, et see õnnestub. Ja VBDS puutub see nii palju, et siis autentimistõend moodustatakse VBD formaadis ja e-teenuse jaoks ei ole mingit vahet, et kas see autentimistõend tuleb siis mobiilselt seadmelt või tuleb ta ID-kaardiga läbi brauseri. Ehk siis kõik sõltub praegu, millal RIAs suudetakse siis teha see NFC liidese tugi baastarkvarasse, mis tehnoloogiliselt on võimalik, seal on alati olnud, lihtsalt küsimus on turvalisuses, aga eks see ole lähima aja teema kindlasti, mis RIAl on laual. Üks täiendav küsimus veel, võtame siit umbropsusest neid, üks like tuli veel, siin tuli 2 laiki. No teeme siis kiiresti 2 laigi küsimust ja siis aitab, et Ubuntu Linuxi all tuleb Firefox tänapäeval Snap paketist, millega EID installeril hetkel raskusi on. Kas selles osas on ka lähiajal muutusi plaanis? Sest on paigalduspaketi kohta. Jah. See on paras pähkel meie jaoks, et paraku Snapi kontseptsiooni põhimõte just ongi see, et rakendus on täielikult eraldatud operatsioonisüsteemist ja et me lihtsalt ei pääse ligi sinna Snapi sisse. Aga see probleem on, me ei ole ainsad, kellel sellega muret on ja ma tahaks väga loota, et Canonical Ubuntu omanik ikkagi võtab midagi selles osas ette. Paraku jah, ma ei usu, et nüüd lähikuudel see lahendus tuleb, aga pikemas perspektiivis ma arvan, et leiame lahenduse. Ja siis võtame viimase küsimuse, võtan siit altpoolt ka, et esituses lubati, et kuvatakse vaid hetkel lugejas olevaid kaardi andmeid. Demos oli 2. Kuidas selgitate? 2 kaarti oli sees. Ja, et kui ei panite tähele, siis lõpus demos lisati ka teine kaardilugeja. Täpselt nii, jah. Et siin on nüüd 2 eri asja. Et üks asi on see, et kui on
varem kasutatud erinevaid kaarte ja siis puhverdatakse neid sertifikaate. Et seda loomulikult VBT, seda VBT-s ei ole, aga me ju ometigi tahame seda, et võib olla kasutusjuhte, kus mitut kaarti on korraga vaja kasutada, digi-ID-d ja inimese enda ID-kaarti. Et selline tugi on VBT-s olemas. See oli ikkagi selleks, et näidata VBT hüvesid ja võimsust. Selge, aga kahjuks aeg on läbi. Kõiki küsimusi ei jõua vastata, sest me juba oleme varastanud 6 minutit teie kohvi ajast. Sest millegi arvelt tuleb ja seda osa teha. Aga suur tänu sulle, Mart, ja jätku edasi arendamisel ja loodame peatselt jälle näha uusi võite. Aitäh! Tänan teid kõiki väga!